Moskvas sündinud, kuid 1918. aastal Eestisse elama kolinud Aleksandr Kulkov oli üks tunnustatumaid vene päritolu kunstnikke kohalikul kunstimaastikul. Siin elades lõi ta peaasjalikult maastikumaale, mis oma valgusküllase ja eristuva stiiliga pälvisid tunnustust siinse kunstipubliku seas. Kulkovi looming hakkas silma ka president Konstantin Pätsile, kes esitas talle tellimuse enda portreeks, mida esimest korda Kadriorus 1938. aastal pidulikult presenteeriti. Puhkus roheluses on mahlaka, värvijärgsa ja valgusküllase vene impressionismi kütkestav näide, mis selgitab, miks see nakatas õige mitmeid Peterburis õppinud Eesti kunstnikke. Sellel 1930-ndatest pärit maalil on ta eriti hästi tabanud sooja suvepäikese värvinüansse, mil roheluses puhkavad daamid end puu all kuuma keskpäeva päikese eest varjavad. Hästi on tabanud kunstnik varjude mängu. Hoogsa pintsli käsitluse ning erksate värvidega mängides annab Kulkov siin virtuooslikult edasi puhkuse meeleolu ning Eestimaa idüllilise ilu.